soldier on, headstrong to the storm. I'll be here waiting on the other side. Don't look back, the road is long, the first days of the war gone. Take back the former throne and turn the tide. Üks päris mitmest, siin vist on äkki 6 või 7 sellist, 5-6-7 sellist tammi ja see on üks päris mitmest tammist ja siin on näha, kuidas ongi siis tehtud lihtsalt need märgalad on üüristatud sellise seinaga ja see lastakse siis, kogutakse vett vihmade ajal jõed siis kujutavad selle märgala üle ja siis selle sama veega siis me irrigeerimegi, niisutamegi neid põlde. Ja huvitav fakt on see, et kui öeldakse, et puuvilla kasutamine võtab nii palju vett, siis jah, see osa mingi osa vett läheb puuvilla sisse, aga enamus läheb ikkagi tagasi atmosfääri, sellepärast et enamus päike aurustab sealt mulla seest välja uuesti. Ja lisaks kasutatakse seda vett mitu korda. See tähendab, et kuna vesi läheb siis põldudesse ülevalt, ja siis läbi põldude enamasti jookseb kõige suurem osa vett, osa imendub siis sisse ja läheb ümber põllu tagasi pumbama ja pumbatakse üles ja sama vesi läheb kasutusse, nii et kasutatakse sama vett mitu korda, et mitte raisata toitaineid ja muud sellised jutud. Seega mulle jääb selline mulje, et need, kes selle fakti välja käinud, et puuvilla kasvatamine võtab nii tohutult palju vett, need on ainult paberi peal näinud seda numbrit või midagi ja ei tea reaalsest puuviljakasvatusest mitte midagi. Siit on siis näha umbes 5 nädalat vana, 6 nädalat vanasid taimi, puuvillataimi. Jah, 6 nädalat sellest ajast, kui seeme sisse pandi ja vesi peale lasta neile. Siuksed nad siin on. Välja näeb. Süsteemist veel nii palju, et see siin on maandumislava. Maandumislavale maandub siis vesi, mis tuleb läbi antud toru. Toru on valli alt läbi, mina seisan valli peal ja teisel pool valli on siis peakraav ehk siis põllupea. Need 2 on roadopakid ehk siis vallid, kus vahelt vesi eemale ei liigu ja nii suunatakse see vesi siis 32 vao vahele ja korraga siis avame seda maandumislava umbes 5-7, sest lihtsalt liiga palju survet selleks kõigeks muidu ei ole ja kraavis saab vesi otsa. Ja ilm on ilus palav ja mõned lugu siis selline, et esimene irrigatsioon peale seda lavidamehe irrigatsiooni tehtud. Kuna tegelikult see tema töö on väga palju raskem, siis oli veits keeruline see asi alguses, väga stressirikas meile mõlemale. Aga järgmine kord olen siis suurema ja jälle põllul, palk on ikka sama õnneks, pea kõrge, aga siis mingid 4-6 tunnised vahetused siis astun jällegi tema kingadesse. Osaliselt siis tänu sellele ei läinud õnneks kohe tema positsioonile astumine, et mul ei olnud kogu informatsiooni ja vajalikke nii-öelda fakte. Näiteks nagu mis on need tasemed, kraavide tasemed, kus nad normaalis jooksevad, mis on väravate avasused normaaljooksus. Selliste fakte unustas mulle andmata ja siis tänu sellele ma jooksin edasi tagasi ja tegin kohendusi siin-seal ja mulle ei jäänud aega muude asjade jaoks ja temale jäi mulje, et ma ei jõua mitte midagi tehtud, aga lihtsalt asi ongi selles, et oleks pidanud veebisammudega algama, et kõigepealt õpime numbrid selgeks ja siis õpime arvutama, et kuna numbrid ei ole selgeks saanud, siis läks see kogu asi natuke peeti, aga järgmisest korrast alates jälle step by step. Nüüd sõidame koju, kuna ma nagu näha oli autolos, sain laenu antenni külge, siis on mul vaja auto natuke putitada, kuna ma sellega ka tööd teen, tema autod kõik läksid kaput, aga väljas on
Nagu öelduks, oli vaja autol radikat tühjaks puhuda ja ka rehvid üle vaadata, sest need ma olin ostnud Bridgestone'ist ja seal ma lasin ka muud tööd ära teha. Muidugi käisin ka Maroochydores ja mujal ringi jalutamas, siin ma filmin mingit ülimadalal lennanud lennukit, mis siin videos ei tundugi kuigi madalal lendavat. Aga jah, ja kui meil oli see irrigatsioon umbes nädalakene või 10 päeva, siis ka umbes nädala veetsin jällegi vabalt, ütleme nii. Sõin puuvilju, sest sellise palavaga muud ei tahtnud ja nägin ägedaid mägesid nagu Jurassic Parkis oleks. Tagasi olin varsti aga siis oma päiksetõusude loojangute käes ja siin ma sõidan, ajan oma asja ja järsku vaatan vasakule ja majad tagant sealt kaugelt paistab selline kuu, et hoia ja keela. Võib-olla siin ma filmin seda kuud kauem, kui oleks pidanud, aga siin on hea võimalus rääkida saba otsas toimuvast. Nagu näha, sai siin vesi otsa ja varsti hakkab jälle pihta. Nagu pea otsas näidatud, siis paneme me tavaliselt korraga jooksma 5-8 32 vaolist plokki. Seda selleks, et muidu saaks kraavist vesi otsa. Siin siis jookseb vesi nendest plokkidest välja, nendest ridadest välja. Ja me patrullime siin all otsas, saba otsas selleks, et näha, millises reas või millises vao vahes vesi välja ei tule, ehk siis kus on ummistus. Et enamasti võiks vesi vähemalt üle ühe läbi käia, sellepärast et siis saab iga siis vall piisavalt niiskust. Kui meil olid vahetuses nii-öelda mudastöötajad, teised poisid, siis minu ülesandeks juhina oligi ära märkida need kinnised vaod ja nemad siis käsutada, korraldada sinna, kus kõige rohkem läks vaja neid vagusid vabastada. Ja loomulikult oli ka muid töid. Siin ma jäängi lõpuks seisma ühe risti juures puidust ja seal ongi siis vaja see vagu vabastada mingist prahist tõkestusest. Siin nõudis mu otsese ülemuse poeg tema käest veidi lõbusõitu. Mul oli katusel olnud surfilaud ju pikemat aega, kogusin sinna alates mingist ajast küll sõprade tuttavate allkirju, kuid kuna ma seda terve reisi vältel ei teinud, müüsin selle surfilaua lõpuks maha. Mina ise sellega vist ulpisin korra Perthi juures ainult vees ja ilmselt kõige rohkem kasutusta sel ajal saigi Bruce'i poja käest, ehk siis nagu videos näha, siis mööda ühte peakraavi või põhikraavi, mis jooksis tammist siis põldude vahele, sai siis natukene lõbusõitu ka tehtud. Päris äge oleks seal sõita olnud, aga kahjuks tol hetkel ise ma seda sõitmist ei proovinud ja võib-olla oleks veelgi parem olnud, kui see köis ei oleks olnud otse mitte auto küljes, vaid siis natukene mingi kaikaga autost eemale veetud. Siin siis antud põhikanali teine ots, ehk siis põldudepoolne ots on näha juba põldude vahel ja seal kaugemal vastasotsas, mis siis seal päikse käes on siis üks tee, kust alt ta siis läbi läheb ja seal on siis palju suurem värav. Siin vasakul on näha siis 2 väiksemat väravat. Kõige vasakpoolsem tagumine läheb siis põld 4 külge, põld 4 peakraavi ja siin täitsa vasakul allnurgas läheb siis kanal põld 6 ja 5, 6 ja 7 põhikanalitesse. Skipime kõvasti aega ja varsti ongi käes jõulud. Jõuludeks läksin jälle Agnesele külla, üks vanaaegseid tuttavaid, ammuseid tuttavaid, kes mul siin mail oli ja keda väga kaugel vist ei elanud ka, 600-700 kilomeetrit või vähemgi kui Brisbane tol hetkel. Ja seal siis oli ka tal ka teisi nii-öelda sõpru külas ja nii olid meil Austraalia valged jõulud. My super loves it! It's like, oh yeah! I'm getting clean! I'm having a shower! Don't interrupt me now! Valged jõulud just selles mõttes, et seal oli 3 valget autot ja ilm oli vihmast valge, nagu kaugusesse vaadates näha on. Ja muidugi lõi aina valgemaks hetkedel ka äikesest. Aga need jõulud olid pigem sellised sõprade koosolemine chill, et ei olnud neil sellised perejõulud. Ehkki Agnesel oli 2 last ja nende jaoks loomulikult olid jõulud ka kingituste ja mängude pärusmaa. We have a winner. Just wait for it, mate.
That's a tie. Varsti oli see 3-päevane jõulupuhkus läbi ja olingi tagasi. Siin üks kaart, kus Austraalias siis puuvilla kasvatatakse. Meie Dirranbandi siin ja Kanneda siis siin samas all 400-500 kilomeetrit eemal. Päris paljusid alasid, aga Dirranbandi on siis see, kus on kõige suurem cotton station lõunapoolkeral. Ja siin siis roodopakkide vahe lühimate põldede näitel, kus siis sifooning käis, ehk siis torudega pumpamine üle siis valli. Siin on ka näha, peale selle kaugel, hästi madalal lendava lennuki, on näha ka siis antud põllu peakraav, kust voolab siis vesi läbi kanalite, mullitab üles siia lühikeste ridade sifooningu peakraavi, mis on justkui nagu alampeakraav sellel konkreetsel põllul. Ja sifooningu torudega siis tuli meil pumbata käsitsi need tööle ja siis nendesse paari rea laiustesse roodopakkidesse või maandumisplatvormidele, aladele. Ja filmisin siin tegelikult põhiliselt seda lennukit, sest et nad lendasid hämmastavalt madalal. Ja siin ongi näha siis, osad torud on juba seisma pandud, ehk siis nendest ridadest on vesi läbi voolanud. Siin on siis 2-3 pagu või rida ühel maandumilplatsil küljes. Ja siin siis on näha neid voolavaid ridasid ja siin, nii nad siin siis jooksevad. Et siin see lennuk tundus või see lendur tundus nägevat, et ma teda filmin ja vahepeal tundus meelega lendavat täpselt minu kohalt läbi. Et jällegi videos ei tundu see nii madalal, aga tegelikult ta oli mul üsna lähedal ja see, kui lähedale nad põllule suutsid lennata, oli päris äge vaadata. Varsti hakkasid maandumisplatsidele ilmuma suured kalad. Seda sellepärast, et nendest suurtest torudest, mida alguses näitasin, tulid nad ju läbi ja päritolu oli ju see vesi jõgedest. Ja kohe on näha ka taimi, kui eelmistes videotes oli neid näha. Need olid nüüd üsna mitmenädalased, kui mitte isegi mitmekuused. Käes oli juba tasapisi jaanuarikuu ja puuvilla ju istutasime septembri lõpus. What you guys doing there? What you looking at? Akna taga on igast lähedalt sellid, kes siin mugivad igasuguseid putukaid. Siin on üks kolm, siis just närris seda ämbliku võrku. Ka üks kekko, kes siin küljes ripus lahkus, aga see on teine kolm. Siin on üks äge kekko ka just, kes kärpse ära sõi või mingisuguse koiliblika. Kekod on ägedad loomad. See kolm siin naudib buffeed ämbliku võrgus. Lisaks sellele, et ma rääkisin õhtuti hommikuti kängurudega, ajasin taga putukaid, konni, kekkosid ja muud loomi, sattus meile ka üks hiireke magamistuppa. Mulle tundus, et esialgu, et ta on külmunud justkui sellepärast, et meie AC töötas üsna raevukalt. Aga siis sain aru, et võib-olla on ta pigem mürki söönud või mõne pruunmao käest kuidagi näksata saanud, sellepärast et tal olid mingid augukesed ja ta oli natukene imelikult käituv, nagu videost näha on. Ja järgmisel päeval avastasin ma tema surnuna ja tundus, et ta oli seest ära mädanenud, nii et ilmselt oli ta mingit sorti mürki saanud. Ilmselt väga hästi pole näha, aga see siin on konn, siis istub minu toidu otsas. Lisaks sellele konnale on siin videos näha ka minu erinevaid kastmeid ja igasuguste ubade ja läätseliste rikast menüüd. Lisaks tänu kehalisele tegevusele aitas ka see menüü mul hoida ennast päris hästi vormis ja see töö mulle sellepärast ka meeldis. Igatahes parem kui arvutites istumine. 6 nädalat veel. Midagi sellist. Võib-olla 5. No ütleme 5 nädalat veel. Veebruari lõpuni kojuminekuni on 6. 4 või 5 on siis veel järgi irrigatsioone. 5 irrigatsioon hakkas pihta eile. Ja see on siis koht, kus ma elan. Silla taga ja üle parema ala on meie elumajad ja värgid. Seda ekskursiooni teeme ka kunagi ära. Seal on siis farmi juhi maja, kuhu ma lähen, istun trepi peale ja kasutan nende interneti üheksa. Saadan arve ära. Ja siit on näha, kui kuivaks läheb see maa.
maa sees on praod, lihtsalt avanevad suured praod, kuna kogu see muda, see savi kuivab. Ma ei tea, kas need praod jäid peale ka, aga jah. Ja eks vahel tuleb see mõte ikka peale, et kole igav on ja kuidas ma siin selles jubedas palavuses 43 kraadi ja nii edasi praegusel hetkel. Kuidas ma siin selle aja üle elan, aga sai sõjaväes, siin mingid torkavad pagana taimed. Sai sõjaväes see 10 nädalat SBK-dele elatud, kus pole peaaegu üldse välja saanud. Saab absoluutselt siin ka kõigega hakkama, sellepärast et iga paari päeva tagant teen väikse kütuse sõidu kontorite ja sinna juurde. See pole küll eriline sõit, aga siin käin ka väikelinnas, mis on 50 kilti või siis St. George'is, kus on oma 3G, 4G internetti kasutada ja aga see on 150 kilomeetrit, aga kuna kütust saan võtta tasuta, ehkki kehvem kvaliteet, kuid siiski tasuta, siis ei ole väga hullu. Ja siin on siis meie farmi manager'i majad, nagu need Austraalia majad ikka ühe kortsid. Suhteliselt igavad, hakkavad võiksid olla suuremad, aga liiga suurt takendab ja ilmselt hakkab meil liiga palama. Järgmises osas räägin kängurudega juttu, tutvustan teile emusid, olen konnade okupatsiooni ohver ja saan osa suurepärastest päiksetõusudest ja loengutest.